kui ma teen töötlusi niiviisi, et võtan siit Image Adjustments menüüst endale tööriista ja siis teen mingisuguse töötluse ära, näiteks ma võtan siit praegu Levelsi ja tõmban seda keskmist halli siia tumeda poole kõvasti. Vaatan nüüd histogrammi korraks. Ma näen juba siin sellist asja, et histogrammil tekivad siia sellised väiksed vahed sisse, see näitab seda, et minu töötluse tulemusel osa informatsiooni läks kaduma, aga teeme ühe töötluse veel ja oletame, et ma tahaks nüüd natukene näiteks vibrance'i juurde keerata. Nii, ma panen siia mingisugune +16 ja panen OK ja uuendan uuesti oma histogrammi. Niiviisi siin tekkis jälle neid vahesid nüüd juurde. See ei ole ilmselgelt hea. Esiteks sellepärast, et ma kaotan siin pildi peal väärtuslikku informatsiooni ja teiseks sellepärast, et kui ma tahan nüüd neid töötlusi uuesti teha või muuta midagi, siis ma pean lihtsalt võtma history, minema tagasi sinna, kus ma alguses olin ja tegema need töötlused uuesti. Selle kõige jaoks on välja mõeldud nüüd sellised toredad asjad nagu adjustment layer'id. Adjustment layer'id on põhimõtteliselt nagu adjustment'id, mida ma saan siit menüüstki valida, aga nad töötavad nagu layer'ina. Vaatame kohe, kuidas see käib. Oletame, et kui ma tahan nüüd seda sama levelite töötlust teha, siis ma võtan siit näiteks selle adjustments paneeli. Siit pealt valin siis levels ja teen siit siis selle töötluse ära. Vaatan nüüd korraks layers paletti ja näen, et mul on siia tekkinud uus layer. Näed sa, sellel layer'il on selline ikoon siin ja tal on ka mask olemas. Põhimõtteliselt on nüüd niiviisi, et iga kord, kui ma selle layer'i selekteerin, siis siin adjustments paneeli peal on ilusti näha see muudatus, mis ma tegin. See keskmine hall on siin 0,83 peal. Kui ma tahan seda nüüd tagasi tõmmata, siis ma tõstan ta natuke tagasi ja saan seda uuesti teha. Lisame siia veel nüüd üht-teist. Paneme selle sama vibrance'i ka siit juurde. Adjustments vibrance ja paneme siia jälle mingisugune +20. Ja jällegi seda vibrance'it saan samamoodi muuta. Ja adjustments layer'i üks hea omadus on veel see, et tal on mask ka olemas. See tähendab seda, et ma saan neid korrektsioone viia lokaalseks. Ma valin siit selle levelsi layer'i maski nüüd. Ma ei taha muuta tumedamaks siin neid osasid, mis siin juba tumedad on. Sellepärast ma valin siit musta värvi endale ja võtan sellise suuremat sorti pintsli. Parema hiireklahviga klikin siia pildi peale ja siis tuleb mul see pintsli suuruse kast lahti. Ta on siukse 140 pikslit. Ja seda letitagust osa siin näiteks ma ei taha levelsiga tumedamaks teha, siia ma maalin lihtsalt pintsliga peale. Maskid toimivad niiviisi, eks ole, et mustad osad peidavad ja valged osad näitavad ja mul ongi mustaga siia maski peale nüüd maalitud ja see levels siin selle vasakpoolse ala peal enam ei kehti. Ja nüüd, kui ma enne rääkisin sellest, et kui sa teed kõik need töötlused eraldi image adjustment sealt, siis iga kord, kui sa mingi töötluse teed, arvutatakse see pildi info ümber. Adjustment layer'itega on niimoodi, et need töötlused arvutatakse selle pildi peale alles siis, kui sa paned need layer'id omavahel kokku või siis save'id sellest pildist näiteks JPG endale. Kui ma nüüd vaatan korraks seda histogrammi, mida ma ennegi vaatasin, siis näed sa, praegu juba on neid vahesid siin histogrammi peal vähem kui enne nende töötluste puhul. Ja see tuleb sellest, et tegelikult need töötlused arvutatakse siia pildi külge ühe korraga kõik. Et ei ole seda, et mitu korda rehkendatakse seda pildi infot ümber. See on adjustment layer'ite puhul kindlasti üks suur pluss, et sa ei kaota kvaliteedis, kui sa teed neid töötlusi.